Tere tulemast mõtteviiside avastusretkele! Täna avastame, kuidas meie uskumused intelligentsuse kohta võivad kujundada meie võimet ületada väljakutseid ja kasvada. Mis on mõtteviis? See on usk meie võimetesse, nagu intelligentsus, ning on kas fikseeritud või kasvule orienteeritud. Süveneme fikseeritud mõtteviisi, kus võimeid peetakse staatilisteks, ja kõrvutame seda kasvumõtteviisiga, mis hõlmab õppimist ja arengut. Kujutlege, et soovite males paremaks saada. Kasvumõtteviisiga otsiksite vigadest õppimiseks osavamaid vastaseid. Ja vastupidi, kui usute, et teie võime on fikseeritud ja teil on see kas olemas või mitte, väldiksite väljakutseid ja loobuksite, kui asjad lähevad raskeks, kartes ebaõnnestumist kui küündimatuse märki. Avastage, kuidas meie aju pole fikseeritud, vaid võib kasvada ja luua uusi ühendusi, toetades kasvumõtteviisi ideed. Neuroteadus on näidanud, et meie aju on plastiline ja kasvab, kui õpime uusi oskusi, umbes nagu lihased kasvavad treeninguga. Londoni taksojuhtide uuringud näitasid hipokampuse märkimisväärset kasvu, kui nad õppisid linnas navigeerima. See näitab, et kui me õpime sügavalt näiteks muusikariista või uut keelt, moodustab meie aju uusi ühendusi. Saate teada, miks intelligentsuse asemel pingutuse kiitmine võib viia tugevama soovini väljakutseid vastu võtta ja edu saavutada. Uuringud näitavad, et pingutuste kiitmine toob kaasa keeruliste ülesannete eelistamise ja aja jooksul parema soorituse. Mõtle, kuidas sa kiitust kasutad. Pidage meeles, et intelligentsuse kiitmine tugevdab fikseeritud mõtteviisi, samas kui keskendumine õppeprotsessile, mis hõlmab rasket tööd ja vigadest õppimist, soodustab kasvu. Lõpetame praktiliste strateegiatega, et edendada kasvumõtteviisi, aidates teil muuta tagasilöögid õppimisvõimalusteks. Võtke omaks väljakutsed, keskenduge õppimisele ja mõistke, et aju võib muutuda ja kohaneda. Pidage meeles, et kasvumõtteviis seisneb parandamises, mitte tõestamises. Võtke vastu väljakutseid ja parandage järjepidevalt oma võimeid. Põhiline pole mitte sihtkoht, vaid õppimise teekond, mis on tõeliselt oluline.